Tere kõigile! Täna siis natukene teistsugusem video. Ei ole mingi off-road ja mingisugune hull kalapüük, mis iganes. Oleme täna tulnud Kauksi telklaagrisse. Ma ei tea, mida ma siin videos veel täpselt teen, aga on plaanis niisama natukene kämpida, eks ole. Paneme siin telgid püsti, teeme puusa peal, teeme süüa natukene. Lennutame drooni rannas pärast midagi taolist. Eks näis asja käigus. Ma panen üle pika aja, panen telgi püsti nüüd. Telgid on püsti pandud. Nüüd on õige aeg käia vaatamas ka ilusat Peipsi järve. Lähme vaatame. Katsume vett. Plaan on ujumas käia. Vesi pidi väidetavalt interneti avaruste põhjal olema 17 kraadi. Lähme vaatame. Me Aldoga räägime vanadest aegadest, kui me kunagi käisime siin tattidena Peipsil. Et Aldo ütles, et jah, oli küll nii. Mingi võõrad tüübid olid, nagu kellegi laud oli. Ja siis ma hiilisin sinna võõraste tüüpide laua äärde ja varastasin jooke neilt. Ja see, kuidas hiilis oli nii naljakas. Arvasid oli nagu mingi spioonifilmis. Hashtag 14-aastane Sten. Siin on mingi kai tehtud. Kunagi ei olnud. Fairly new. Täitsa pekkis, mis maastiksil on. Kauksi, come on, ostke endale asfalt. Siin saad jõutrenni tule hommikul teha. Kus? See on laste mänguväljaks, Ander, mitte jõutrenni. Fit Life with Chaucer teha. Halleluuja. Kas sa, Aldo, mäletad seda, kui me siia tulime ja varastasime poi ära kahekesi koos või? Jaa, see oli niimoodi. See on poi. See on poi, see on radikas, mille küljes poi oli. Ja see on kett, on ju. Ja siis me läksime Aldoga niimoodi kahekesi koos. Väiksed tatid, kõndisime niimoodi sügaval vees. Kõnnime, varastame poid. Üks hetk panime tähele, mingi vend kõnnib meiega koos mööda ranna äärt. Näitab näpuga meie peale, siis me Aldoga tegime näo, et meil ei ole mitte midagi. Punased püksid olid jalas. Ja pärast pidime tagasi viima. Aga mis selle kai põhimõte on, mind huvitab? Seal on kuradi põlvini vesi seal kai lõpus. What's the point even? Ma arvan, et see on illusioon, vaata. Et siin on sügav. Siin on sügav kai, siin peab minema. Siin on poi juurde välja, peaks see kai olema, siis oleks sellest kasu. Saints hüppa peakat. Näha isegi vaata liiva. Saints, meie jookse hüppa peakat. Madalamat koha on näha. Koha. Kalapaisid. Usso, kurat, see kõigub. Nagu juua täis oleks. See mõni kala ka on huvitav. Noh, Peipsi. Mis sul viga? Mina ei lähe ujuma. Katsusid vette? Matriili pane. Ei ole midagi hullu, mis sa ajada. Minu jaoks oli. See ei ole nii hull vist. See on natuke hull. Kui sina sisse hüppad, siis on natsak ka vees. So long, pussi poiss. Näe, vähemalt üks leidis enda munad ülesse. Nibud on küll nii kõvad, nagu hakkaks. Noh, ei ole midagi nii hull. Ma lugesin kuskil mingit tutvustust Eesti kohta ja seal oli nagu, et eestlased ei taha kunagi öelda, et nad on Ida-Euroopas. Nad tahavad alati öelda, et nad on Nordic country. Aga let's be real, we are not Nordic country. Nagu võib-olla enne Nõukogude Liitu me kaida natuke tassime olla. Aga peale Nõukogude Liitu me kui ole nüüd. Aga praegu on ka nii, et me oleme Nordic country, me ei saa kaarta natukene külma vett mingi. Eastern European. Sa ei kuulnud, mis ma just räägin. Чё? Симочки хочешь? Чего, блядь? А чё? My See on see. Oota, Hea kohe läheb koht. vesi soojaks. Miks sa teed nii? Ma ei nalja teen. Jaa, see ei julge tunnistada enam. Saan aru, ma hüppan. Ma hüppasin sisse, ma käisin põlvili. ma nägin seda. See tõmbas päris värskeks. Jaa. Vesi on kuidagi hoopis teistsugune kui mujal Eestis. See hoitseb ka veits praegu. Ma magasin oja maha, ma ei saanud teiega koos sisse. Vähemalt sa võtsid kuradi munad pihku ja tulid. Nüüd on nii väikseks kokku tõmmanud, et kadusid ära. Nüüd on siin Peipsi järve põhjas. Jah. No tegelikult ei ole nii valgi. Ei ole üldse, nagu selles suhtes soe ei ole, aga külm ka ei ole. 25 korda üle. No kuule, 17 kraadi, ma olen Võsul käinud 13-ga. Kohtume söögi tegemisplatsil. Oleme tagasi. Teeme lõkke alla, hakkame süüa tegema.
ma mõtlesin, ma pulli pärast, enamus inimesed loogiliselt teavad seda. Mul on üks siuke hea nuga. Meil on tegelikult kirves ka kaasas, aga põhimõtte pärast ma tahan näidata, et noaga saab puid ka teha. Väga lihtne, mida sul on vaja on puud ja veel puid natukene, paar tükki. Paned oma noa ilusti siia peale ja siis teise teise puuga lööd. Noa siit läbi ja saad niimoodi väga lihtsalt pilpaid teha ekstreemses olukorras, kui sul kirvest kaasas ei ole. Et sul on peab see matšeeti kaasa olema, mis Stenil on praegu. Ei, sa võid võtta ükstapuha, mis noaga teha seda, selles suhtes. Lihtsalt tahtsin näidata niisugune vägev asi, mida saab ükstapuha, mis noaga teha. Aga Aldo on meil kaval ja võttis igaks juhuks kirve kaasa. Ma teen nüüd tulehakatust siis nii-öelda. Kahjuks. Pakku pole? Pakku pole kahjuks, jah. Kuradi, ossu kuradi. Kahju, et ma ei followin seda. Aldo, anna mulle. Papier. Mulle meeldib see, kui paber on natuke õhuline, siis ta põleb paremini. Et kokku ei ventsuta? Liiga palju, jah, mitte. Muidu kui mul oleks kaasas, ma paneks siia õli ka, aga seekord meil õli ei ole kahjuks. Toiduõli näiteks? Toiduõli, jah. Toiduõli väga hästi töötab. Tuld. Aldo on meil ainuke suitsetaja. Teised on kõik maha jätnud. Mul on piiritust ka. No sellega läheks nagu... Aga ma arvan, et me saame võib-olla ilma... Küla Jaani tuli. Kiire põlemine. Ja mis mina teen on niimoodi, et ma panen ühtepidi puud, panen niimoodi teistpidi, et õhk saaks läbi vahelt käia. Panen ühtepidi, teistpidi ja siis laon jälle samatpidi peale. Nagu puuriida teen, et õhk käiks igat pidi läbi. Teine asi, mis on see, et ma ei pane kunagi nagu niisuguseid täis puid. Ei pane. Jämedaid mitte. Jämedaid, jah, ei pane. Et ma teen nagu enam-vähem pilbasteks. Nad põleksid kiiremini ja siis jäävad paremad söögi tegemiseks. Aga seda pead tähelepanelikult vaatama, et iga kord, kui Sten lõi, siis ta võttis oma käe alati iga kord eest ära. Sest osad vennad on niimoodi, et hoiavad oma pöialt seal lõpuni peal. Siis sa võid kaodata oma ühe väga tähtsa 10 asjast. Ühe nuku või 10. Ja nüüd tüüp on tomahawkiga. Puud on tehtud, lõke on lõõmamas, sööd valmivad. Nüüd lähme valmistame ette ülejäänud toidust. Nii, vaikselt hakkame valmistama ette asju. Täna meil on õhtusöögiks tortilla. Ma mõtlesin, hea lihtne teha, viska panni, grillime liha lõikame kuubikuteks, tortilla peale, värsked köögiviljad ja hakime ära ja ongi kõik väga ilus ja hea. Käed on ilusti ära pestud, noa pesin puhtaks uuesti. Põhimõtteliselt point, mis ma tahan öelda, on see, et kui sul on õige nuga, siis sa teed metsas tegelikult kõik asjad teed selle ühe noaga ära. Sul midagi muud vaja ei olegi põhimõtteliselt. Praegu ma tunnen, et ma oleks pidanud süüa tegema enne puid. Natuke läks nüriks. Nii, sibul on olemas. Nii, no okei, alustame tomatiga siis. Me tulime siia, siis vend võttis vastu meid, kes siin see omanik on nii-öelda. Aga ma olen alati selline inimene, et ma nagu räägin inimestega, et tere, kas te olete omanik, et mis tegema peab sinna? Ma olen esimest korda sinna. Ütlesin kõva häälega. Ja siis ta mingi, meil on siin perekondadele mõeldud nagu telkimine ja nii edasi. Ma umbes niisugune tunne, et me näeme välja niisugused, et me tuleme... Jaa, ei, mul oli kohe nagu, et see, et sa ütled liiga palju tere on kõik pärsed. Ma ka nagu aru ei saanud, mis ma nagu rääkida või umbes nagu vennast ei selline mulje. Mis mulle meeldib teha siis, kallid vaatajad, toit ei tohi olla igav, vaata. Toit peab olema huvitav. See on nagu üks põhjus, miks mul nii palju erinevaid värve on pannil, vaata. Muna. Näe, Sander ei ole eluses munasid näinud. Ei, aga nagu sellises pakendis. Ma norin. Niimoodi. Niimoodi. See kujut ette, kui raske see võib olla. Ma ei tahtnud ennem panna, kuu alguse juurde panna, et ma tahtsin sööd kätte saada. Ma panin sööd siia alla, siis me paneme lihad siia grillima. Ma lükkasin siia meile sööd valmis ja siin samal ajal valmime järgmised sööd. Ja siis, kui need sööd saavad siin all valmis, saab siia juurde tõmmata alati neid. Panen siia juba järgmised puud, mis hakkavad siis... Süteks muutuma kunagi. Vaikselt. Nii, meil on 4 varrast. Ühesõnaga, me paneme need vardasse, grillime ära ja siis teeme chop. Ja paneme tortilla sisse.
niisugune süsteem. Ma vaatan kohe. Selle tõenäoliselt keeran siia otsa, aga... Siis peab selle rohelise ära võtma. Open here. Nii. Opened here. Ma lükkan selle siia otsa. Ahaa. Kaching. Tšatšing. We got gas. We got gas, grass and ass. Prügikott. Teeme Pluss mingi... ekstra prügi. Nii. Nüüd me katsetame söögi tegemist campinggaziga. See töötab teistpidi minu arust. Sedapidi läheb kinni. Muidu oled harjunud, et keerad sedapidi, keerad lahti. Ma loodan, et see pann siit maha ei kuku ja me kõik surma ei saa. Proovime selle või siia kõige alla saada. Oh, kurat, kus kuumutab. Võid võib-olla panin natuke liiga palju, aga noh, such is life. Ei, kolesterool on hea. Nagu öeldakse. If I die because of butter, it will be a very... Slippery death. Slippery death. Kümme. Aga see kuumus, see kohe paneb imestama, et see on nii efektiivne. Jah. Kodus panni peal paned selle panni peal sooja, kui tuled poole tunni pärast tagasi, ikka veel ei ole piisavalt sooja. See on asi, mis on veel, mida paljud inimesed ei tee. Köögiviljade maitsestamine tegelikult, sool, pipar peale ja hoopis teine asi. Pane, jah. Wow, ära niimoodi tee. See pann liikus praegu räigelt minu poole. Ma lõin täiega oma põlve ära. Kuidas? Giotto matte. Aitäh, Aldo. Ühesõnaga, maitsestage oma köögivilju ka. Also, üks maitseaine on. See on mingi Hispaania sool või ürdisool on selle asja. Ürdisool on või olemas. Või siis on niisugune Vahemere ürdisegu. Holy fuck, pange seda ükstapuha kuhu, see on 10 korda paremaks teevad asjad. No. Natuke toores. Saab veel. Ja, toores. Joo, aga see steam, mis siit panni pealt tuleb praegu, see on holy fuck kui hea. Nagu legit, ei kujuta ettegi kui hea. See on nii hea lõnaga. See oleks nagu mu grandma across the street, kes teeb stew'd mulle. Köögiviljad said valmis meil. Aldo võttis liha välja. Ma teen praegu liha siis nagu kuubikuteks, et oleks vähe lihtsam võtta seda ja panna wrapi vahele. Demonstreerin ruttu inimestele ära, kuidas ma ise söön lihtsalt. Tortilla, meil on lusikas siin väga hea. Võtame siit seda manti, mis me valmistasime. Paneme natukene seda manti siia peale. Võtame teise lusikaga, võtame siit liha. Liha on meil palju, nii et koonerdama ei pea. Naksti paneme liha siia. Võtame riivitud juustu juba, sprinkle that shit under, bom. Väga hea. Mulle endale meeldib see Thai pineapple, sweet chili sauce on see. See ei ole pineapple oma, okei. Võtsime natuke vale, aga vahet ei ole, see on ka väga hea. Ma võtan seda Thai choice'i, paned natuke seda hot sauce'i, paned siia niimoodi naks. Väga hea, suu magusaks ja mahlaseks. Siis võtad hapukoort, paned siia natukene niimoodi naksti. Need maitsed mängivad omavahel väga hästi, tähendab. Ja nüüd head isu. Sa ei näidanud, kuidas sa räppid. Ma kõik muu follow isin sinuga, aga kuidas ma räppin? Sa võtad nii ja siis keerad selle alumise otsa ülesse. Thanks, mees. Palun. Nii kindel too. Sains viskas Aldo kõlarile peale natukene seda. Lihtsalt tahtsin veel mainida, et ma ostsin, ajad on nii muutunud. Ostsin Rakverest Anomee poest niisuguse laterna, mis läheb päris eredaks, nagu oleks toas. Teeme natuke teed, kohvi katelokiga. Oh jaa! Muidugi ainuke asi, mis selle põletiga on see, et see näeb nii kiitsuke niuke välja. Ma kardan, et ma põletab ära mõnda. Kiitsuke? Best coffee. Oh shit. He's not kidding, boys. Best coffee. Joo, kas ma saan ka best coffee või? Can I Mul have on- the second best coffee? Mul on Nescafe'd, kui tahad. Vesi hakkas keema lõpuks. Nüüd, siin on ämblikuvõrk. Võtame selle poisi maha. Paneme selle poisi kinni. Ma ei tea, kuidas teie teete, aga siit on vaja vesi kuidagi kätte saada. Mina teen nagu oleks kaevus. Sten läks Ei, ma lihtsalt võtan siit niimoodi kallan endale seda kuuma vett. Kohe raketi võttes. Sa kurat, see on päris kuum. Nii. Joo, kuule, ma läks nagu Tenerifele lennukis. Mis mõttes? Kuule. Aha, lapsed. Kuulge, neile peaks ütlema, meile öeldi, et öörahu on, algab mingi kellaaeg. Ja et Me oleme retsidentissid. Ja, et me oleme nagu halvad inimesed ja räuskame, aga praegu siin üks laps selja taga karjub. Neile tuleks meelde tuletada, et öörahu on inimesed. Anyway, üks video rääkisin ka, Thermacell, väga hea asi, ajab sääsed eemale, siia käivad niisugused gaasiballoonid sisse.
mul sai just tühjaks, kohe on tunda. Sääsed tekkisid järsku siia. Paneme siia naksti uue gaasi sisse. Naksti paneme selle põlema. Ja nüüd kõik sääsed kaovad ära. Poisid, mis te siis arvate? Sants, sa oled esimest korda õues selle aastas. Mis sa arvad õues käimisest? Sa oled kant. Tead, mis on kõige imelikam asi? No, vaadake, see on kohvi. Ma ei ole mitte kunagi elu sees näinud kohvi. No, kui sa mõtled nüüd niimoodi, usakate värk. See on puru kohvi. See on USA oma, see oli NATO pakk. No NATO, okei. No vaat seal on lihtsalt puru kohv, on lihtsalt seal koti sees on ja solgutad seda, et sa ei pea seda puru jooma. Early the next morning. Türa vend saagis terve öö puid. Terve öö värdjas reist. Sulle peaks pikka hambaid virutama reist. Türa ma Aldoga kahekesi koos räägime, et putsi. Ma ütlesin, mingi Aldo saad üleval. Ma ütlesin, Aldo saad üleval. Jaa, ma ütlesin, täiesti putsis, kui Sants norskab, et Santsi telk on seal. Ma mõtlesin, türa ma lähen lihtsalt tõstan selle telgi eemale kuskile. Teisel pool seda aeda. Aldo ütleb, ärratas mind esiteks kell 6 hommikul üles. Mind ka! Ta üritas sind, aga sa ütlesid, et ma magan edasi. Ei, no selles suhtes ma ütlesin jah, Aldo, et ärata üles. Aga inimene, kas sul mõistust ei ole? Sul ei ole kella või? See on mingi kell 6 hommikul. Lähme ujuma. Mul on nagu, kuule, ma hakkad verivorsti sööma praegu raisk. Üks kõige parematest asjadest on see, praegu siin on see, kus saab WC-s käia. Holy fuck, see on nii mugav. Ei ole vaata seda auku enam. Kunagi oli siin lihtsalt nagu auk keset põrandat, situ sinna. What the fuck? Kukku panin omale. Kallid vaatajad, kell on hetke momendil 8 hommikul ja 8 läbi natuke. Kell on 8:47. Ma oleks tahtnud lihtsalt öelda 8 hommikul, siis on nagu vägevam, aga way to ruin the road trip. Ärkasin mina just. Aldo on kella 6 üleval millegi pärast. Ma ärkan kell 6 iga päev üles. Ma tööle. Kell 6 ma ärkan. Sa oled peast Mis on mind nii hilja äratanud, ma ärkan kell 5. Paneme kohvi käima või vee soojaks ja chillime natukene vaikselt. Ma vahepeal mõtlesin, et lõppkokkuvõttes tänasest päevast saabki nagu üleüldse, et see, mis ma filmin, ongi lihtsalt ainult üks suur cooking stream, kus ma midagi muud erilist ei tee. Või isegi kui vahepeal räägime juttu, seda ei filmi, raamatu lugemist ei filmi, väljas käime, siis ma ei tea. Foxconn admits school children in China factory worked overnight to build Amazon Alexas. American with no medical training ran a center for malnourished Ugandan kids. 105 died. Võib-olla nad surid malnourishmenti, mitte doktori pärast nagu. Nüüd on aeg siis kokkamine osa number 2. Ma teengi lihtsalt kokkamisvideo sellest. Kokkamine looduses, kokkamine Peipsi ääres. Matka kokkamine Peipsi ääres. Midagi taolist. Anyway, nüüd on hommikusöögi aeg ja mida me teeme on hommikusöögiburger. Väga lihtne, meil on vaja selle jaoks hakkliha, muna, kuna hommikusöök, mis hommikusöök oleks perfektne ilma munata. Muna, hakkliha, juust, purksepihvid ja või. Ja ongi kõik. Sants hakkab puudega mässama, teeme tule alla sinna, tule kohal teeme kuklid soojaks, krõbedaks. Ja samal ajal meie Aldoga tegeleme hakkliha ja kõige muuga. Mis me hakklihaga teeme on suht straight forward. Ma panen natukene, võib-olla osad inimesed vaatavad, et kuidas ma hamburgeri pihvi teen ilma munata. Õiget pihvi tehaksegi ilma munata. Tegelikkuses ma tavaliselt väga palju isegi üldse maitseaineid ei panegi sellele hamburgeri pihvile, sellepärast, et ma teen kastmed ja asjad, mis nagu on maitseelamus. Aga kuna me oleme looduses, siis natukene maitsestame, kuna mul ei ole kastmeid. Ja hakkliha on straight forward, tõmbame selle kile siit alt ära, võtad selle hakkliha näppude vahele, mudid seda natukene, maitseainet segamini kõik. Võtad endale hakkliha niisuguse palli, õige, heas suuruses palli niisuguse, enam-vähem. Mudid, nagu teeks lumepalli, head lumepalli. Ja siis lükkad käe vahel lapikuks. Liiga lapikuks ei tohi muidugi panna, muidu ta hakkab murenema. Ja ongi kõik. Ja sul ei ole vaja ei muna, ei mingit sai ja mitte midagi ja ongi hea.
üks asi, mis võid veel teha, on see, et lööd näpuga või lükkad üks väikse augu siia, seepärast see pihv tahab kokku tõmmata servadest ja siis ta tõmbab vähem natukene kokku vähemalt. Ise tehtud pihvid on valmis, me võtsime katsetuseks, muidugi võtsime American Burger veiselihast ka, eks siis näis, mis sellega saama hakkab. Läks põlevad. Said. Everything's coming together very nicely. Kotletid vaikselt valmivad. Ma vaatan, et tuli on meil heas staadiumis. Fuego. Ironman. Saiad me panime nüüd siis siia, teevad krõbedaks ennast seal vaikselt. Ma ei tea, väga kaua ei saa hoida, ma juba näen, osad lähevad põlema. Ma juba, oba. Noh, toasti AF. Söödablett ka. Thinking. Nii. Ma mõtlen loogiliselt välja, kuidas kõige mugavam minu arust on teha burgerit. Ma panen seda ketšupit siia põhja natukene, võtan juustu, juust ei põgene ära, sprinkle that shit on here. Siia peale paneme kotleti, ma arvan, et äkki on valmis. Üks siia, voila, siia peale panen veel muna ja sai, eks ole. Ma olen vaadanud 59.5, kuidas muna teha. No ja ikka veel ei oska. Ei, vasta lauda lööd. Löö vastu lauda, ma tahan näha. Mida vittu, no? Mis asi see? Ära üksteise otsa pane. Vasta nurka lööd. Miks sa üksteise otsa paned selle? Sa saad labidaga puruks teha. Vasta panni lööd, sa lööd killud sisse sinna. Ei, kui sa oskad süüa teha, siis sa ei löö. Sa olid ühtemoodi, ma olin teistmoodi. Ilusti munakollane on veel kollane. Head isu, sõbrastid. Esimene toit on valmis. Head isu kõigile. Tere! Oleme tagasi. Tahtsin vahepeal filmida ka, aga läks kogemata meelest ära. Seda, kus me poes käisime nii-öelda. Läksime alguses, mingi väike pood on siin, mingi kurupood. Ja seal on nagu hind sama hea, nagu oleks Tallinna vanalinnas ala. Ostaks õllet ja asja. Saatsime perse selle. Läksime, ostsime kala. Otsisime suitsukala. Meil on siin üks pirakas kohapoiss. Meil on siin kolm rääbist ja üks ahven ka. Mõtlesime, et mekime. Fish and chips, nagu öeldakse. Aga tegelikult ei, noh. Ma olen proovinud niisama kartulikrõpsudega päris hea. Nagu kartulikrõpsu kala kõrvale. Ilus. Pirakas kohapoiss. Naksti. Kõht on ära puhastatud poisil. Ma siis alustan kohe. Lähen nagu savage kalale poisile. Põhimõtteliselt nagu ahven. Selg on tal nagu puhas filee nagu. Siin on ka. Luude pärast ei pea muretsema. Kõhu poole lähed, siis juba enam ei ole filee. No vaat siit jookseb niisugune piir, vaata, siit kohast. Siit piirist minu poole kõik on filee lihtsalt, noh. Võta ja söö. Paar luud tuleb võib-olla kaasa. See on siis koha, jah? See on koha. Esimest korda sõin vist. Esimest korda ma tean, et selle nimi on koha. Sabaliha on alati kõikidel kaladel väga maitsev. Ei no, lihtsalt vaata, mingisugune, vaata kala on kõik mass, vaata, nagu pehme mass. Krõps kõrvale on lihtsalt vaata nagu mingi krõmpsu asi kõrvale vahel, vaata. Nii, andke mulle ahven ka. Jaa, ma peaks ka ahvenit. Muidugi, ahven on väike poiss. Näh, see ahven on kuidagi, ma ei tea, imelikult suitsutatud minu arust. Eelmise aasta oma. Midagi on imelik nagu. Liiga leta või? See soomus ei taha ära tulla nagu, what the fuck. Koha meeldis mulle rohkem. Ahvenal on samamoodi, siin üleval on puhas filee nagu kohal oli. No mingi kõrvalmatš oli. Aga siin on nagu, siin on natuke selgroog on alati. Siin on soomus, olete võtnud. Jah. Pärast seda, kui ma suitsutatud koha sain, siis koha on parem. See on kuidagi liiga plain minu arust. Siia võib-olla tõesti, ma olen nõus, see oleks võinud olla Soolasem. natuke rohkem soola, aga mulle liha enda maitse meeldib rohkem. Me ennem istusime Santsiga midagi vaidlesime, siis ma tahtsin Santsiga lüüa Santsi raamatuga vastu õlga ja siis ma kogemata lõin näkku, kuna ma ei suuda arvestada, kui kaugel asjad on. Lõin Santsile näkku raamatuga, aga Sants vaatas alguses, ma panin rusikaga vastu hambaid talle. Kusjuures rääbisega on niuke asi, et ega ma ei oska seda süüa. Või noh, ma ei tea, kas siin on mingi, siin peab ka soomuse maha võtma, kuidas seda süüakse. Ja ikka. Koha all the way. Mind muidugi huvitab see, et mis rääbisel ei peagi sisikonda puhastama. Ei tule puhastada. See vend on siin jumala kuradi
ma ei tea, nagu tüdruk 13-aastaselt. Koha meeldis mulle kõige rohkem. Väiksematel kaladel oli puhast nagu sprotid näiteks on vaata ka konservis. Jaa, aga rääbis mulle ka väga ei meeldinud. Et sa lihtsalt paugutad niimoodi ahvunni. Täiega mugav pink on ju. Ma teadsin, et koha on hea, sellepärast ma kohaga võtsin, koha on ihana. Ma alguses mõtlesin lihtsalt, vahet seal on üldse, fucking kotsid. Koha on, ei ole. Kala on ju kala. Koha on kõige lebam, lihtsalt nagu sa ei pea nii palju luid puhastama ka vaata eriti. See on kõige fucking tastim lihtsalt. Ma võtaks ühe veel. Sainz pani niimoodi, vaata, paberiga. Käsi käis edasi, paberiga kinni. Osu kurat, ma peaaegu astusin mingi rotile peale. Ma väga vabandan. Väike update, meie küünisid Rasmus ja Karl. Pongo, Rasmus ja Karl. Ja kahjuks Kismo ka. Okei. Peaaegu oleks saanud lahti sellest nuhtlusest. No bussi ja õiged mehed lähevad ujuma, nagu sa näed. Aldo, Sander ja mina läheme ujuma. Rasmus ja Karl on bussipoid ja ei tule vette. Katsetame, lennutame drooni ka. Ma ei tea muidugi, kas siin midagi on, aga vette, uputame ära. Merekooli. Te valesti järgi aru saage, ma armastan koeri, aga see on rott mitte koer. Ta lihtsalt haugub ja ei lase inimestel magada öösel. Ja kui ma telgin metsas, siis ma seda ei tahaks. What the fuck? Signe nägid, Ponks pettis sind praegu võõra naisega. Laine on tõusnud natuke, tuul on ka natuke. Ja mingid vennad aerutavad elu eest. Kindlasti on hästi mõnus praegu. Kurat, siin on täitsa tühjast tehakse rängi. Praegu on päris jahe õues. Käed on natuke märjad, natuke külm on kätel isegi. Mul on niisugune tunne, et sa filmid mu munasid. Nii, paneme droonid tööle. Kohe ei tõuse lendu, aga ma kalibreerin. Ma pean niimoodi ümber ringi kõndima, aga Ma kalibreerin metsas GPS-i niimoodi. Nagu loilakas käib siin edasi-tagasi, kurat. ta võib failida sellepärast, et mul on suured antennid pihut praegu. See mees avab oma šakraid. See on nõiatants. Korras. Nii. Võib-olla paneb errorisse ka. Ja sinna ta kadus, kurat. Loodame, et Vene väed alla ei lase seda. Droon lennutatud, lähme käime vees ka. Ma võin öelda, et jalad ei ole veel märjad, aga jalgadel on külm igastahes. Täitsa putsi. Ma astun talle peale varsti. Päris gnarli on praegu. On ju? Päris konkreetne värk. Jumala soe! See õpetab sul rünnakarvu kasvatama ja värki. See on nagu su kasuisa, kes... Wildlife. Keda ei olnud kunagi. Kasuisa. Kelle kasuisa? Mul on kotid ammu märjad. Ammu juba. Mul just tuli nagu splashiga. Wave splash. Need venad ikka aerutavad seal. Jaa, nagu merehädas. Ma ei saa aru, kas seal on kõik need inimesed või mis asjad need on seal? 2 inimesed. Ma mõtlen, mingid asjad seisavad, mingid pulgad seisavad püsti lihtsalt. Ma käisin ennast seal. Sellise ilmaga ma küll kummipaadiga ei tahaks verel olla. Venelased lükkavad laineid. No, mu isa on hullemaga olnud Peipsil ja siis neil oli kõik paat nagu ääremini vett täis. Kummipaat on. Jaa, aga see oli see Vene oma vaata, kui sul järgi vett täis, siis ikka sõitis vaata. Jaa. Agent, vaata! Noh, karastatud poiss. Kuule, siin all on soem vesi. Põhjas. See on nagu mingi hoostega. Hoos, jah. Siin ju on päris supp ju. See oli see vend, kes ennem käis kuses. Sina või? See on White Girli 2. See on fucking Kismo karv poolenisti sees. 19 näitab. See on mingi vale info. See on kindlalt vale. 25 näitab. Mis kellaaeg tehtud? Ütleme nii, et... Mis kellaaeg? Mis kell? Kell 8. Kell 8.
16:00. 16:00. Rahvast rannas circa 150 hetkel. 150 inimest, poisid. mis kell on? Kell on 20 praegu. Ühesõnaga, meil infot ei ole. see on valeinfo ja... Mu keha ütleb, et vesi on umbes 14. Olgu, tagasi siis, poisid. Tagasi, mehed. Oleme tagasi lõpuks, on ju. Tegime tule alla, ootasime, kuni pimedaks läheb, et tuld teha. Ja Aldol on kaasas ise tehtud, on ju. Ise lastud sokust viinerid, päris viinerid. Need on väga maitsed asjad. Ja proovime soojalt neid. Külmana olid päris head. Ich habe fast 10 Jahren Deutsch gelernt. Das Das Boot. jaa, das gut. Mul jalakarvad kõrbevad, ma tunnen. Ja ka varsti mõtid tunda. Aldo, sul on pikad püksid, selles on asi. Mul jalakarvad kõrbevad nagu vinkud. No sul on neid karvu ka rohkem. Ma võin põlema minna hetke momendiga, nagu säraküünal. Tere hommikust, kallid vaatajad. Me vaikselt paneme, kes siis paneb, kes veel magab pohmelli välja. Pongo magab pohmelli välja ja Sander, mis andsid mu joogi talle? Joogi ja valuvaigist. Valuvaigist. Minu ilus telgikoht siin. Vihma on sadama hakanud. Õnneks viimasel päeval otsustasime, et paneme asjad kokku, lähme kodu ära. Mis me siin ikka passime? Käime ujumas ja... Aldo käib ujumas. Mina ei viitsi minna, ma arvan. Näe, vaata nüüd. Vaata seda vendi seal. Vaata seda vendi. Paha alla või? See isegi ei jaksa rääkida. Sants, kohvi tahad või? Nii siit. Et olge tublid ja tulge jälle külla järgmine esmaspäev. Tšau!